See on informatsioonisõda. See on sõda, mis teid puudutab ja loob teie sees madalaid vibratsioone. Ja need teie madalad emotsionaalsed vibratsioonid kahjustavad teid astraaltasandil. Planeedil on selline emotsionaalne olukord, et inimpsüühika ei suuda välja kannatada. See, mis praegu planeedil toimub, on massiline hullumeelsus. Kui füüsilisel tasandil toimub häving, näiteks kui tapeti inimene füüsilisel tasandil või kui inimene suri füüsilisel tasandil, kaotas ta oma füüsilise keha, siis on see surm, kus tema peenkehad ei hävinud. Nad on alles nii, ta saab uuesti sündida ning jätkata oma evolutsiooni edasi. Kuid kui häving toimub astraaltasandil, on inimhinge hävimise oht ja see on juba suur probleem. See on juba see seisund, kus inimene ei pruugi enam kunagi mitte kuhugi ilmuda ja see inimene hakkab üldse eksisteerimast. Inimese tapmine astraaltasandil tähendab informatiivselt tema tapmist igaveseks. Milles see avaldub? Arusaamatuste, agressiivsuse, kadeduse, viha, armukadeduse, riidude ja mitmesuguste hirmude kujul. Pole tähtis, mida ta kardab, peaasi, et ta kardab. Ta kartis rääkida, ta kartis kõndida, ta kartis autot juhtida, ta kartis tööle asuda, ta kartis abielluda, ta kartis. Ta kartis homset päeva, ta kartis eilset päeva, ta kartis iseennast, ta kartis inimesi ja nii edasi ja nii edasi. Tuleb välja, et hirm astraaltasandil on kõige võimsam hävitusrelv. Kui teie hing hävitada ja tappa astraaltasandil, kaotab ta oma võimed ja omadused. Miks see nii juhtub? Ta on ohus ja ta saab juba hakata neid tumedaid jõude teenima hakata. Paljudest inimestest saavad lihtsalt energiapatareid. Ta lihtsalt toidab süsteemi, mis siin maal valitseb. Miks on see hävitav süsteem nüüd nii aktiivseks muutunud? Ta on olnud planeedil teiega ju alati, kuid võidelnud füüsilisel tasandil. Seal oli sõda ja siin oli sõda ja sõda oli pidevalt kogu aeg. Kogu mõte, mu sõbrad, on selles, et see süsteem mõistab ja ta on väga arukas, et kvantülemineku ajal on inimkond hakanud saama ja vastu võtma kõrgemaid vibratsioone. Ja just need kõrged kosmilised vibratsioonid tungides teie aiu, kui valguskiirgavad valguselained ja programmid aktiveerivad teie aju ja hakkavad teid vaimselt arendama. Avades teie võimalused ja võimed ning süsteem mõistab, et 10, 20, 30 aastaga, isegi kui see on 50 aastat, te võite tõusta vaimse arengu tasemele. Ja te lõpetate selle süsteemi toitmise ja selle planeedi hävitavate olendite toitmise. Nad mõistavad seda ja sellepärast ka sellest ei räägi. Vastupidi, nad püüavad seda informatsiooni igal võimalikul moel moonutada, et seda mitte kunagi ei usuks. Ja seda just mitte mingil juhul. Muide, te hakkate arenema, muidu te muutute tugevaks, muidu te muutute teadlikuks ja sellisel juhul on võimatu teid mõjutada. Kõik see lõpeb ja ma tahan, et teid oleks rohkem selles sõjas võitjaid. Inimesi, kes elab sellel planeedil, inimesi, kes on selle planeedi peremehed. Ma tahan, et teid päästetuid oleks veelgi rohkem ja ma teen selleks kõik, et teie hinged oleksid päästetud.